Tere, head kanali tellijad ja muidu jälgijad ja vaatajad. Ilmselt tähelepanelikumalt märkasid seda, et tänases videos ma ei räägi nugadest. Mitmed on kirjutanud, küsinud, rohkem kui isegi ma ütleks umbes aasta jooksul päris mitmed on küsinud, et kuna sa siis nii-öelda oma kanalis ka tulirelvadest rääkima hakkad. Ja plaan on olnud mõte, kuidas seda teha. Peast käis läbi, et lähen mõnda tiiru ja siis nii-öelda räägin tiirus nagu mõnest relvast ja näitan, kuidas ta paugutab ja tulistab nii-öelda ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult sinu toru on täis neid videosid, kuidas kõik võimalikest relvadest nii-öelda laskmine välja näeb. Aga ma võib-olla nüüd proovin veidike isikupärasemalt oma relvavideosid teha ja natuke teises nii-öelda stiilis, kui enamus selliseid nii-öelda Ameerika mandrilt tulnud relvavideod on. Ja täna siis räägin ma ühest süüksest suurepärasest, minu arust ma ütleks täiuslikust enesekaitserelvast, nagu on Taurus. Ja revolver Protector Polly, täpsemalt siis peaks olema ta mudel, kui ma õieti mäletan, 605, Taurus 605 ja kaliiber on tal 357 Magnum. Ta on viielasuline trummel on ja miks mulle ta meeldib? Neid asju tema juures on väga palju, mille pärast ta mulle meeldib. Üks asi on see, et temaga on võimalik tulistada lisaks nüüd 357 Magnum kaliibrile ka 38 Special pluss B moonaga ja 38 Special moonaga. Vastava niisuguse krae moodi adapteri abil on temast võimalik tulistada ka 9x19 püstolimoonaga. Ma ei ole proovinud, ma ei tea, teoreetiliselt võib-olla on võimalik ka siis 308 automoonaga temast tulistada, mis on ka 9 mm. Aga ma ei ole selles päris kindel. Raua läbimõõt on siis 9 mm tal. Et vastavad abivahendid abiga teoreetiliselt peaks olema võimalik temast tulistada väga mitmete nii-öelda erinevate 9 mm moonadega. Aga miks ma teda väga hindan? Üks asi ongi see, et ma pean revolvritest väga lugu. Ma olen üsna revolvri inimene. Et meeldivad mulle ja revolvrite puhul meeldib mulle see, et nad on sellised nii-öelda lollikindlad. Et kui sul näiteks moon annab tõrget, siis päästikule vajutades trummel keerab ette järgmise nii-öelda padrunipesa ja annab võimaluse kohe uut lasku teha. Püstoli puhul kahjuks see ei ole võimalik. Nii et ütleme, et tõrge revolvri puhul reeglina on enamus olukordades kiiremini kõrvaldatav kui püstoli puhul. Ta on kerge, ta on kompaktne ja ta on võimas. Et 357 Magnum kaliiber on üsna võimas kaliiber ausalt öeldes, nii et märgatavalt võimsam kui maailmas enim levinud siis 9x19 püstolipadrun või siis 9 para. Et selles suhtes ta on ütleme niisugune võimsus, kompaktsus, kerge kaal, need asjad kõik omavahel ühendatuna teevad tast peaaegu täiusliku enesekaitserelva, mida on väga mugav iga päev endaga vajadusel kaasas kanda. Teda on üsna lihtne kanda varjatult. Minul on tema kandmiseks siis nii-öelda vöögapuur pealt lahtine, kus siis on teda väga kerge nii-öelda võtta ja tulistada. Ja kuna meie nii-öelda relvaseadus keelab püstolil kanda padrunit nii-öelda padrunipesas, siis
Revolvri puhul seda ei ole. Et püstoli, kui me võtame vöölt kabuurist, et siis me peame kõigepealt laadima, salv on tal juba all, aga me peame nii-öelda kelgu taha tõmbama ja alles siis saame lasu sooritada. Siis revolvri puhul see liigutus meil jääb ära. Saad kabuurist ta välja, vajutab päästikule ja lased. Et see on nii-öelda revolvri üks suur pluss. Jah, miinus tuleb siit see, et moona arv nii-öelda ennem järgmist laadimist on piiratum. Et antud mudelil siis 5, enamus revolvrit on 6 lasulised, aga on juba sama Tauruski toodab päris palju ka sellised 8 lasulised rumliga ja väiksema kaliibriga, siis sportpüssi kaliibriga 22 LR, siis leiab revolverid, mille trumlis on ka 10 ja isegi 12 padrunit, nii et lisaks sellele, et teda on nii-öelda mõnus, mugav varjatult kanda kabuuris, näiteks riiete all, on teda väga hea mõnus kasutada, kanda lihtsalt näiteks oma jope või jaki taskus. Ja sa ei pane seda siin tähele ja enesekaitse situatsioon, kui nüüd peaks tekkima, näiteks teil on, ütleme, satute äkkrünnaku alla, lihtsalt panetegi käe taskusse ja siit samast läbi tasku saategi tulistada kohe. Et see teeb nii-öelda selle relva enesekaitse seisukohalt äärmiselt praktiliseks. Nii et, aga jah, ma oleks pidanud sellest veidike ennem rääkima, oleks võib-olla pidanudki sellest alustama, et aga miks ma olen üldse natukene, kuidas öelda, pädev rääkima tulirelvadest. Ma panen selle revolvri nüüd korraks siia kõrvale. Võtan lonksu kohvi, mille ma just tegin. Ja siis, kui ma revolvriga edasi lähen, siis räägin, miks ma arvan, et ma olen pädev rääkima. Et minul on relvaluba üle 30 aasta tegelikult. Ja ma ise, mul saab järgmine aasta siis 30 aastaka olla Kaitseliidus ja kunagi ma olin ka Kaitseliidus nii-öelda relvainstruktor ja tegin relvakursuseid. Lisaks olen ma juba 6. klassist alates tegelenud ka laskespordiga. Oli siis üks organisatsioon nagu TOSEAF ja ma olin Junnestre Lokk ja ma olen üles kasvanud ka kodus, kus juba nõukaajal oli isal nii-öelda jahipüss olemas, isa oli jahimees ja ütleme, et see teema mulle on tegelikult nagu tuttav, ma olen sellega kokku puutunud juba nii-öelda varajasest lapsepõlvest alates. Et mul on elu jooksul olnud väga palju erinevaid tulirelvi. Kõige rohkem on mul korraga suisa olnud 18 erinevat tulirelva. Et tänaseks minu arsenal on oluliselt koomale tõmmanud, ma ei näe vajadust nii suurel relvakogul, aga mõned ikkagi on. Sest et ka täna ma tegelikult olen ühe laskuspordiklubi liige ja kaalun isegi liitumist ühe teise järgmise klubiga, mis siis tegeleb SRA-ga. See on ka siis siuke taktikaline laskmine nii-öelda, kes ei teadnud. Ja ütleme, kokkupuudet nii-öelda erinevate käsitulirelvadega ja muude relvadega on üks jagu. Ja aastat ma olen viljelenud ka nii-öelda heitrelvadega nii-öelda sportimist. Nii et olen kuulunud ka IPSC klubisse paar aastat, olin Ervita klubi liige ja paar aastat oma elus ka Ipsuga tegelenud siis. Et natukene üht-teist nagu tean. Aga tuleme selle revolvri juurde siis tagasi. Miks ma teda just hindan nii-öelda ka enesekaitserelvana? On üks tore omadus või isikupära, eskagi öelda. Et tulen korras kaamerale lähemale, et teile midagi näidata. Asi on nimelt moonas. Et kui siukene tüüpine revolvri padrun
näeb selline välja. See on nüüd poolmantelkuuliga. Ehk siis ütleme, ots on nii-öelda kuulil pehmem. Et kui ta nüüd tapab midagi, läheb kellegi sisse, siis ta nii-öelda nagu deformeerub kergemini. Et need padrunid, mille kuul on siis üleni nii-öelda vaskmantliga, need pigem kipuvad kergemini inimesest või loomast või ühesõnaga vahet ei ole, kelle eest oma ennast kaitsta, lihtsalt läbi jooksma ja seal tekib see moment, et näiteks kui on enesekaitse situatsioon kuskil ruumis või linnaruumis, kus on ka teisi inimesi, siis läbides nii-öelda ründaja võib see kuul olla eluohtlik ka kellegile, kes ei puutu üldse nii-öelda olukorda. Aga on üks väga tore lahendus, kuidas vältida võimalikke kahjusid. Näete, siin on niisugune moon. Kui hästi siit nüüd näha on. Aga siin on tegelikult peenikesed tinahaavlid nii-öelda plastkapsli sees. Ja vot see on nüüd täpselt siuke minu arust ideaalne enesekaitse nagu moon, et see ei tapa inimest. Mina ei taha mitte kunagi mitte kedagi tappa. Et see käib minu usuliste tõekspidamiste vastu, minu isikliku moraali ja eetika koodeksi vastu, aga ma olen valmis tegema kurja halbade kavatsustega ründavat inimest kahjutuks. Aga tapma ma ei ole valmis. Seda ma ei soovi. Ja täpselt võt selline moon haavlitega ongi selle jaoks hea. Et vajutad päästikule, tulistad ja see ei tungi eriti sügaval inimesele. Oleneb, mis inimese seljas võib olla talvises olukorras. Võib-olla see ei pruugi isegi kõikides riietest läbi tungida, ei jõuagi nahani, aga ütleme, kui on õhemad riided seljas, näiteks lihtsalt mingi särk, mingi jakk, midagi siukest, siis põhimõtteliselt see jääb naha ja pealmiste lihaskiudude vahele kinni, need haavlid. Et tekitavad küll valu, ründaja saab haiget ja loomulikult ütleme, kui nagu tulistada näopiirkonda, siis inimene võib ilma jääda oma silma nägemisest. Aga see ei ole eluohtlik. Ütleme, et ta on eluohtlik sel juhul võib-olla kui vahetult, ma ei oska öelda, väga lähedalt niimoodi lasta näiteks kuhugi niimoodi, et kaela võib-olla oimudesse või kuidagi siis ta võib niimoodi mõnekümne sentimeetri pealt võib-olla surmavalt mõjuda. Aga üldiselt pigem mitte. Nii et mina kannan meie pere revolvril nii-öelda 2 esimest lasku, arvestades trumbli pöörlemist, siis haavelmoona. Ja 3., 4. ja 5. padrun, need on siis juba poolmantlid. Ja selline on lihtsalt nagu, kuidas öelda, minu südametunnistuse otsus, ma ütleks niimoodi. Et ja ütleme, et ma olen näinud ka lihtsalt traumeerivat moona, mis on siis nii-öelda alalaetud, on küll nagu mingit komposiitmateriaalist või puidust kuul ja padruni otsas, aga see on ka pigem mõeldud nii-öelda traumeerimaks moonaks, inimese tapmiseks. Eks väga lähedal distantsilt, see võib mõjuda ka niimoodi, et see inimene tõesti sureb, aga midagi ei teha, et selles mõttes, et kui te teate, kuidas seaduse järgi nii-öelda asjad käivad, mis on hädaseisud, mis on hädakaitse, ja te toimite nii-öelda juriidiliselt korrektselt, siis ongi kõik hästi. Et võtame vahepeal lonksu kohvi ja räägime revolvrist veidikene edasi. Et mis mulle tema juures siis veel meeldib? Tema raua pikkus on siis 2 tolli. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis üks toll oli vist 2,6 sentimeetrit, ehk siis natukene rohkem kui 5 sentimeetrit on selle raua pikkus.
See tähendab seda, et see ei ole nii-öelda kõige parem relv sportliku laskmise jaoks, täpsuslaskmise jaoks. Et temaga on võimalik võrdlemisi täpselt lasta, ütleb minu praktika, aga mitte väga pikkade distantsidel, seepärast, et raud on nii lühikene ja kuul hakkab nii-öelda seda oma trajektoori peal nii-öelda langema või hajuma oluliselt kergemini kui pikema relvarauaga revolvrist tulistades. Aga samas see lühike raud tõesti on plussiks lähidistantsilt enesekaitse teostamiseks ja siin tuleb muidugi ka mängu jälle taaskord see võimsus, mis tal on. Et ses suhtes nagu ma leian, et ta on igatipidi hästi sükene optimaalne, praktiliselt kõige täiuslikum enesekaitserelv, mida ma oma peaga oskaks välja pakkuda. Et selle mudelil õnneks on sükene kaasaegne nii-öelda punane või siuke punakas oranž fiibersihik pandud, mis teeb laskmise nagu väga mugavaks. Video alguses ma siis näitasin, et kuidas oleks sihtida sellega ja väga mugav ja lihtne nii-öelda sihtmärki sihikusse võtta tänu sellele. Seda saab siin vahetada, sa võid siia vajadusel panna siis ka rohelise, sinise, nii et mis endale nii-öelda meeldib. Tema ümberlaadimine, siis kui nüüd 5 lasku on sooritatud, käib niimoodi, et trummel võetakse külje peale välja, vajutatakse niimoodi. Ma ei oskagi öelda, mis selle detaili nimi nüüd on, see, mida ma vajutan. Aga see igatahes surub nii-öelda kestab trumblist välja. Antud konkreetsel mudelil on üks naljakas disaini viga sisse lastud. Tulen kohe lähemale. Võtan ühe padrunitest kaasa. Et kui nüüd hakata padruneid välja tõukama, siis nagu siin näha on, üks kestadest, kui hakata kestas välja tõukama, jääb nii-öelda kummikäepideme taha kinni. Et teete sellise liigutuse, üks jääb siia taha kinni, see tähendab seda, et teil on vaja niimoodi keerata ja siis üks ja ainukene tuleb ka välja. Et nii. See on niisugune naljakas disaini, väikene niisugune mööda laskmine nii-öelda tema puhul. Aga ma ei leia, et see liiga häiriv oleks ja segav, nii et siis võtame enesekaitse situatsiooni. Tavaliselt siis enesekaitse situatsioonis see toimubki otsustus mõne meetri pealt ja reeglina sooritataksegi 2-3 lasku, mitte rohkem. See tähendab seda, et sellest moonost, mis teil trumlis on, piisab enam kui veel ja jääb ülegi. Et see ei ole lahingrelv, see ei ole niisugune taktikaline relv. See ei ole ka nii-öelda sportlik relv. Et ta on puhtalt enesekaitserelv ja ta on tegelikult täiuslik enesekaitserelv minu arvates vähemalt. Mis siis veel tema kohta rääkida, et kuna temal on siuke huvitav nimi, et Protector Polly, mis see siis on Polly, nagu imelik nimi või? Ta on polümeerraamiga. Aga võt see ongi nüüd üks huvitav asi, et need polümeerrevolvreid ei ole väga palju maailmas. Ja polümeerpüstoleid, kus raam on nagu mingist laadi polümeerist, on tänapäeval enamus. Et need on rohkem kui nii-öelda täis teras või alumiiniumraamiga relvasid. Ja Taurus on üritanud siis seda trendi nii-öelda üle tuua ka revolvri peale ja see on tal õnnestunud, sest see revolver ei ole enam kaasaegses maailmas turul väga uus nähtus. Et ta on juba turul olnud siin 10 aastat kindlasti ja see on tegelikult terve seeria erinevate kaliibritega. Ja ütleme niimoodi, et müügistatistika, nii palju kui ma olen aru saanud, näitab üsna edukat turundust sellel relval. Et ma ei oska nüüd öelda, kui pikk näiteks nüüd selle relva eluiga võiks olla, kui palju ta laske nii-öelda kannataks. Et arvestades seda, et
ta on paljuski polümeerrelv, noh, loomulikult raud, trummel, need ei ole polümeer, siin ikkagi mingi osa siin selle nii-öelda polümeeri all on ka mingit laadi terasest, on ju, see on lihtsalt pealt nii-öelda kaetud polümeeriga. Et noh, ilmselt see ei ole väga pikaajalise kasutusega relv, ma ei oska spekuleerida, kui palju laske on tema eluiga, et mitu tuhat pauku, ma tõesti ei tea. Kindlasti ta ei pääse ligi Glockile, et noh, ma siin tean tuttavate tiirupidajate käes, et neil on Glocke, mis on tiirus siis noh, enne kui on otsad ära andnud ikkagi tugevalt üle 100 000 paugu teinud. Väidetavalt on maailmas isegi olemas mõned Glockid, mis on siis ligi 500 000 pauku teinud. Nii et noh, eks seda ei tea. Noh, ma ei oska nüüd öelda. Aga ma võin ise pakkuda, et tõenäoliselt tema eluiga ongi mõned tuhanded lasud. Ja siis ta ilmselt nagu vajab remonti või mingit laadi hooldamist või maha kandmist, emba kumba. Aga ma ei näe selles probleemi. Et minul endal on nii-öelda olemas ka üks Heckler Kochi püstol, mille puhul on siis noh, pakutud välja ikkagi, et tema eluiga on ka laias laastus seal kuskil 100 000 lasuringis ja enamgi. Et noh, see on jah palju suurem, aga sellist nii-öelda läbisõitu tavainimesel mitte kunagi relvast ei tule. Et ütleme, et sellise läbisõiduni jõuavad reeglina nii-öelda tiirurelvad, millega inimesed käivad lihtsalt nii-öelda paugutamas, harjutamas. Sellise läbisõidu lähedale tõenäoliselt võivad jõuda nii-öelda laskesportlaste ja kirglike laskesportlaste relvad. Aga noh, see võtab ka ikka väga palju aastaid aega, et noh, see hetk, kui mina näiteks tegelesin ise ipsuga siin, siis minu moona kulu aasta läbi lõikes oli vast siukene 2000 padrunit. Nii et noh, kui selle revolvri eluiga, arvestades seda asjaolu, ta ei ole tõesti spordirelv, vaid pigem enesekaitserelv, on kas või 2000 pauku, ma ei tea, see võib olla rohkem, ma lihtsalt oletan, et siis on see minu arust väga hea. Et ma ütleme nii, et sa ostad selle revolvri, sa tahad teda nii tundma õppida, käid taga mõned korrad tiirus, noh mõned, mis see tähendab, kuni 10 korda. Noh, sa lased iga kord võib-olla seal mingi sükene ühe karbitäie, 50 pauku näiteks. Selle ajaga, selle koguste aja jooksul, ütleme, kui sa need paugud läbi lased, siis sa saad väga hästi nagu nii-öelda sina peale selle relvaga ja oskad teda tunnetada, tead, kuidas ta käitub, kuidas temaga lasta on, kuidas võimalikult mugavalt ja kiiresti ümber laadida ja nii edasi. Nii et ja kõige selle juures sul jääb veel rohkem kui pool tema nii-öelda ressursist nagu alles. Et noh, ma tõesti ei oska spekuleerida nagu mitu tuhat pauku tema eluiga võiks olla. Väga võimalik, et see on ka suurem, võib-olla 10 000, ei tea. Et Tauruse kvaliteedi kohta on läbi ajaloo olnud, noh, kuidas öelda, erinevaid jutte ja ka erinevad praktikat. Et on Taurusel mudeleid, mis on muutunud isegi võib-olla mõnes mõttes võiks öelda legendaarseks ja on väga hea mainega. Ja Taurusel on terve rida ka ebaõnnestumisi. Nii et mõned nende tooted on olnud madala kvaliteediga. Nendega esineb näiteks anomaaliaid, et mingite põrutuste või kukkumiste peale nad sooritavad lasu, on ju. Isegi siis sooritavad lasu, et ma ei oska nüüd mudelit öelda. Ühe püstoliga oli see anomaalia, sellest sai isegi Brasiilia politseirelv mingi hetk või armee püstol või mingi selline, kus et nii-öelda laadsid relva ära, tõmbasid kuuli rauda ja siis mõne hetke pärast käis lask. Et noh, lihtsalt konstruktsiooni viga, nii et jah, noh, on olnud. Aga Taurus kindlasti relvatootjana, ta on üsna vanade, kuidas öelda, pikaajalise kogemusega ja ta pigem on kogu aeg oma kvaliteeti parandanud ja täna näiteks muistemaa tootmisest, no ta on Brasiilia firma, muistemaa tootmisest on ka USAs.
nii et ja on mõned Tauruse revolvrid näiteks, mida peetakse maailma tippudeks ja mis on oma läbimüügi numbrite koha pealt nii-öelda pikalt kõikidest teistest ees. Et noh, see räägib omaette asjast nii-öelda. Et selles mõttes, kui sa otsid omale niisugust ideaalset enesekaitserelva, mida on mugav vajadusel kaasas kanda, mis on nii võimas, et näiteks ütleme, et see relv, millega mina usun, et juba saab ennast vajadusel kaitsta mitte ainult inimese eest, vaid ka mõne suurema looma eest, näiteks karu eest. Et vahel võib neid olukordi tekkida. Mina olen looduses olles päris palju kordi karuga kokku jooksnud ja kõige tihedam tsükkel on olnud siis 2 nädala jooksul kohtumine 6 karuga. Et ma ei oskagi öelda, kas Eestis keegi teine veel nii tihedalt karusid näinud looduses. Ja mul on karud isegi jalutanud nii-öelda sõna otses mõttes mitu korda telgi kõrvalt mööda, kus ma iganes olen kämpinud. Nii et siis on hea, kui sul selline asi igaks juhuks on olemas. Et üldiselt see metsloom ei ründa, aga sa võid ise käituda niimoodi, et sa provotseerid kogemata lihtsalt selle ründe. Ja siis on hea, kui selline asi olemas on. Nii et see on see, millega juba vajaduse korral saab ennast ka karu ees kaitsta, arvestades tema kaliibrit. Et püstol jääb natukene jänni, et püstoliga on ka võimalik ennast nii-öelda 9-19 moonaga karu ees kaitsta, aga ütleme nii, et mida pikem pide, seda tõenäolisemalt ellu jääd. Et siin nii-öelda selle pideve pikkuse kompenseerib jälle moona võimsus. Nii et siis Taurus 605 Protector Polli, et selline tore relv, täiesti Eestis saadaval, väga mugav, väga kompaktne, ma ütleks isegi elegantne, võimas, töökindel muide. Ma ei oska mitte ühtegi halba sõna tema kohta öelda. Et siukene, mina ütleks nii, et igati tore enesekaitserelv. Ja ma ei oska siin mitte midagi rohkem lisada. Meie peres on ta juba olnud mõnda aega, et oleme taga tiirus käinud, veidikene müristanud. Oleme rahul tema nii-öelda omadustega tiirus, et laskmisomadustega. Jah, ta ei ole pika maa pealt laskmiseks, aga kui me võtame distantsi kuni 15 meetrit, siis on temaga võimalik õppida väga hästi laskma. Sa saad kiiresti võtta ja lasta ja sa saad rahulikult keskendunud ka üsna täpselt sellise distantsi pealt ära lasta. No tegelikult saab ka 25 pealt, aga see juba nõuab natukene rohkem keskendumist ja pühendumist. Aga võtame siis selle teema siinkohal kokku. Ja kui enne mina ei kuule, siis kindlasti järgmine kord.